tere tulemast, kuulad Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Tere ka minu poolt, mina olen Marelle Ellen ja tere tulemast kuulama ja vaatama meie esimest video podcasti. Ma ei tea, kuidas sul tunne on? Täitsa vapustav valgus näos ja tunne nagu päris. See on huvitav, see on täiesti teine asi. Muidu nagu ikkagi, me oleme natuke enne ka kaamerat all teinud. Aga see, kui sul on ikkagi nagu stuudiokeskkond, siis see on täitsa teine tera. Ei ole ikka hoopis nagu mingid teised kromosoomid peast töötavad kui tavaliselt. Aga jah, ühesõnaga tänasest alates on Grit podcast ka YouTube'is. Nii et kui sulle tänane saade meeldib, siis ole hea, anna meile märku, kas siis reaktsiooni selle väikse thumbs up'iga või kommentaariga, et see on väga suureks abiks, ma arvan, et uus kanal käima saada. Aga meie tänase episoodi külaline on Karina Vantsi, kes on siis Kaara Healthi turundusjuht ja kaasasutaja. Nii et tere tulemast saatesse, Karina. Tere. Tee meile võib-olla alustuseks väike ülevaade, et mis on Kaara Health ja kui kaugele te jõudnud olete? Kaara siis on mõeldud selleks, et rasedusteekonda toetada. Ja meie olemegi loonud sellise unikaalse hübriidlahenduse, mis koosneb meie äpist ja meie stuudiotest Tallinnas, Tartus ja Berliinis, et seda toetust parimal võimalikul viisil pakkuda. Minu arust teil on see sihtimine on nagu väga paigas, et mina ei teadnud teist enne midagi, aga kõik mu rasedad ja lastega mingid tuttavad, kõik nemad teadsid teist. Teil on päris palju kasutajaid ka vist juba ju. Eesti võlu võib-olla on see, et kuigi statistiliselt on see üpris nukker, et see aasta võivad sündide arv võib jääda lausa alla 10 000, et ta on nüüd väga hoogsalt viimaste aastatega langenud, aga teistpidi jällegi see on see meie sihtrühm, kelleni me nagu jõuda soovime ja väga hea meel on olnud seda näha, et peaaegu et kõik rasedad on Eestis meid üles leidnud. Ja mis teil täna siis, ütleme, mis numbriliselt, kus te täna olete? Me jälgime selles mõttes erinevaid numbreid, et mida me väga ei jälgi, kuigi me teame neid numbreid, on lihtsalt see, et kui palju inimesi, näiteks kui me räägime sellest äpist, et kui palju inimesi on selle äpi endale täna alla laadinud. Meie jaoks on oluline pigem see kasutaja sellisel kujul, et ta on ka selle onboardingu lõpuni teinud, ta on selle meiliadressi endale ära sisestanud sinna, et alles siis me loeme ta kasutajaks. See on võib-olla üks asi, mida me jälgime. Kui ma räägin nüüd nendest stuudiotest, siis Tallinnas, Tartus ja Berliinis, mis toetavad meil seda tehnoloogilist komponenti, siis seal on meil käinud üle mitme tuhande inimese päris lühikese aja jooksul, et need on nagu mõned numbrid võib-olla. Aga kas te olete siis nagu tehnoloogia ettevõte või on see stuudiod, nagu teil see põhiasi ja tehnoloogia toetab? Me kasvasime välja sellest, et me olime puhtalt teenusepakkuja, me alustasime umbes 3 aastat tagasi ja see alguse lugu on selline siis, et meil on 3 asutajat ja kolmas siis asutaja on sakslane, tema tuli Eestisse oma mehe töö tõttu ja leidis üles siis mind ja mu abikaasat ja pakkus meile siis ühte ideed üheks tootearenduseks. Ja me hakkasime lihtsalt arutama seda, et millised on need erinevused, tema on siis Saksamaalt on laste õde, ta meditsiinisüsteemist ja meie samal ajal lapse vanemad 6 lapsele, et millised on need erinevused Eesti ja Saksa meditsiinisüsteemide vahel. Ja üks väga suur erinevus, mis kohe välja joonistus, oli see, et seal pakutakse naistele siis ja peredele sündlusjärgselt üle 10 korra, läheb ämmaemand koju, toetab nii peret, naist kui ka last. Eestis sel hetkel koduvisiite ei tehtud ja meie jaoks oli selline suur üllatus. Me rääkisime väga paljude meditsiinispetsialistidega Eestis. See vahemik on seal 50 ja 100 vahel, tänaseks kindlasti on see 3-kohaline number ja saime kinnitust, et ka nemad olid pigem mures, aga olles süsteemi sees ei ole liiga palju aega ja ressurssi võib-olla, et neid muutusi sisse viia. Ja me taotlesime tegevusloa ja me hakkasime koduvisiite pakkuma, et see oli meil nagu stardipunkt, aga kuna meil läbi nende vestluste oli juba nii palju
suurepäraseid spetsialiste ümber enda kogunenud, siis tundus igati loogiline, et me saame tegelikult sellist haiglavälist teenuste paketti nagu laiendada ja siis meil oligi kohe selline 15 teenust, mida me hakkasime pakkuma. Et see oli nagu lähtepunkt sellele, et me alustasime ikkagi teenusepakkujana. Aga siis naised, kes meie juures hakkasid käima, hakkasid siis meilt uurima, et mida me soovitame ja sealhulgas, mis äppe me soovitame ja sealt siis me tegelikult sukeldusime sinna tehnoloogia ja äpi maailma. Ja milline see konkurentsituatsioon algul oli, kui te hakkasite, enne kui te hakkasite äppi tegema? Et milline konkurentsi Et mis on tegu ja ma ütlen, et rasedaid naisi on palju maailmast nagu, kas tõesti on ühtegi nagu head äppi? See hea on suhteline, et mis on nagu hea, et on äppe, millel on väga suur kasutajaskond. Neid on mitu ja need kasutajaid on miljonites igakuiselt. Aga kuna me olime alustanud nagu teenusepakkujana ja me olime väga süvitsi tahtnud aru saada sellest, et mis kogu sellel teekonnal võib-olla on puudulik, siis meil oli juba välja kujunenud päris selge arusaam, et mis toetust me tahaksime neile pakkuda ja mis lahendusi peaks tehnoloogiaga võimaldama. Ja kui me vaatasime neid tehnoloogilisi lahendusi, siis meil tõesti oli tunne, et me oleme nagu läinud 15 aastast ajast tagasi, et on sellised natuke roosad ja liblikatega blogid, aga sellist väärtust, nagu meie sealt otsisime, ei olnud. Nii et meil ei olnud tegelikult mitte mingit motivatsiooni see hetk, et me peaksime hakkama äppi arendama. Küll aga kui me avastasime, et sellist lahendust, kui me tõesti näeme, et on vajalik maailmas, et ei ole, siis oli see motivatsioon nagu olemas, nii et siis me otsustasime hakata startupiks sellel hetkel, enne seda me ei olnud seda ja läksime siis sukeldusime sinna maailma, hakkasime äppi arendama. Aga kuidas need äpp ja stuudiod täna koos töötavad, et kas inimene pigem nagu leiab äppi ja siis jõuab stuudioteni või vastupidi? Võib-olla isegi korra veel paar sammu tagasi, et kui me seda äppi hakkasime arendama, siis tegelikult see äpp sai väga kena launchi läbi selle, et meil oli juba community taha tekkinud läbi nende teenuste. Me testisime erinevaid siis ka äppi feature'id naiste peal, tegime intervjuusid, kogusime nad ühte ruumi kokku, küsisime nende tagasisidet, et me saime tegelikult kohe launchi päeval üle öö endale paar tuhat kasutajat. Kui võtta arvesse seda, et Eestis on, ütleme siis ümardame täna 10 000 sündi aastas, on see päris märkimisväärne number selles valdkonnas. Ehk siis see oli siis selle community nagu võim, mis seal taga oli, et ma mäletan väga hästi seda, et ma sõitsin ise tagasi, meil oli Terevisioonis, meie ämmaemand rääkis ja ma sõitsin tagasi, Terevisioon on teatavasti päris vara hommikul ja ma küsisin, et mis need numbrid näitavad, helistasin siis oma abikaasale, tema ütles, et oota, ma helistan korra tagasi, et midagi on katki ja sest ta nägi liiga suuri numbrid ja me alguses nagu ei olnud päris kindlad, kas need on õiged, aga jah, esimese 24 tunniga meil oli juba mitu tuhat kasutajat. Ja kuidas need täna omavahel väga kenasti koos toimivad, on see, et esiteks kõik need planeeringud, mis meil stuudiotes toimuvad, käivad meil läbi äppi, et me oleme teinud selle väga kasutajasõbralikuks läbi erinevate membership'ide, subscription'ite, et tegelikult hästi läbi mõelnud selle, et kogu seda nagu ökosüsteemi on mugav kasutada. Aga kogukond, et kuidas teil see asi niimoodi kogukonnast on sündinud, et turundajad hullult maadlevad sellega, et kuidagi neid kogukondi ehitada ja siis selle jaoks on mingisugused oma mingid reeglid ja kõik asjad. Teil oli see kogukond enne seda enda äppi olemas ja sealt see asi kasvas välja. Kuidas te jõudsite, kuidas te lõite selle kogukonna alguses? Ma arvan, et kui nagu tagasi mõelda, siis me võib-olla alguses ei defineerinudki, me jaoks olnudki nii oluline, et kas see samm, mis me praegu teeme, on nüüd turundus või midagi muud, et meil tegelikult oli nii sisuline huvi väga hästi meie kliendist aru saada. Ehk siis ma arvan, see kõik algas sealt, ehk siis kui meil oligi võimalus, kui me nägime, et näiteks keegi on avatud suhtlema, et siis me tund aega rääkisimegi ja me saime lihtsalt nii palju sisendit, et ja ma arvan, et ka naised hakkasid meid usaldama, nad on alati väga avatud, et tegelikult siiamaani nüüd kerides paar aastat edasi, me vahepeal oleme lihtsalt üllatunud selle üle, et näiteks meil mingi asi kuskil võib-olla ei toimi nii nagu peaks, et see kiri algab tavaliselt sellise 5-6 lausega, kuidas nii väga meeldib see, mis me oleme loonud, kuidas on nii palju sellest kasu olnud ja siis lõpus on by the way, ma tegelikult tahaks seda teha, aga see ei toimi.
et nagu ka see community on nagu, nad on nii hea südamlik ja toetav ja kokkuhoidev ja seal on väga palju inimesi tänaseks. Ehk siis me oleme nagu algusest peale siiralt tahtnud ehitadagi väga head lahendust ja ma arvan, et see on nagu see esimene punkt, et seda kunstlikult nagu sinna juurde tekitada, on kindlasti mingisuguste vahendite ja sammudega võimalik, aga ma arvan, et see ei ole siis nagu päris see, sest see ei ole sealt päriselt nagu välja kasvanud vajadus. Et ma arvan, et seda tuleks nagu võib-olla jah, nagu mõtiskleda natuke, et milleks seda community't meil täna nagu vaja on, et kas ta on mingi turunduslahendus, et näidata teistele, et meil on community või meil on päriselt sealt community'st ka midagi õppida. aga kas seda community't kas sa oleks näinud, et ilma stuudioteta oleks saanud seda kogukonda kuidagi tekitada? Mul ei ole täna nagu teist head lahendust, et ega see, et me ei teadnud ka, et tagasi vaadates on see nagu ainuõige olnud. Sel hetkel ta ei olnud lihtsalt väga traditsiooniline viis, kuidas siseneda tehnoloogiamaastikule ja hakata hoopis startup'iks ja äppi ehitama. Ja ega me tänaseni ka siiamaani me sellele küsimusele, et miks meil neid stuudioid vaja on, et täna siis Tallinnas, Tartus ja Berliinis, me peame nendele küsimustele pidevalt vastama. Nüüd on nagu hea meel see, et kuna meil aina rohkem tuleb ka datat sisse, siis me saame täna juba väga kenasti põhjendada seda, et teades ütleme, võttes health and fitness äpid näiteks, et selline 4 nädala retention seal kuskil 4-5%. Meie enda toode on juba hea ja see on seal selline 7 korda kõrgem, aga me oleme ka suutnud ära tõestada selle, et need linnad, kus meil on stuudiod, on see retention 80% kõrgem. Ehk siis tegelikult see kasutaja jääb alles, ta jääb meiega, et täna ongi meil selline seis, et me oleme saanud need stuudiod niimoodi toimetama, et nad toimivad ja samal ajal nad on meile suurepärane turunduskanal. No ja see silmast silma kohtumistel vist on ka nagu väga suur mõju, et kuidagi tuua nagu inimesed päris elus kokku, et see vist on see, mida me tegelikult igatseme paljud. Igatseme paljud, eriti peale Covidit, et võib-olla üks hetk tundus, et kõik lähebki tegelikult nagu väga virtuaalseks ja neid silmast silma kohtumisi ei olegi enam nii väga vaja, aga tegelikult ka uuringud näitavad tegelikult vastupidist, et inimesed igatsevad seda, et me oleme vaadanud, kuidas ka need trendigraafikud liiguvad ja kuidas nad hüppeliselt kasvasid peale Covidit, et kuidas inimesed tahavad in-person appointment'e, nad ei taha ainult virtuaalset. Et selles mõttes me näeme, et see hübriidlahendus, et meil on tehnoloogia, mis meil võimaldab me lahendame nagu seda kättesaadavuse küsimust, kõik ei ela pealinnas, aga sa saad olla osa Kaarast. Samal ajal me näeme ka seda, et seal, kus me oleme olemas, see on nagu see meie lipulaev, meie see flagship store nii-öelda. Ja me oleme esindatud, me oleme olemas ja me oleme nagu päris, et see on meie jaoks ülioluline. Aga seal stuudios korraga neid ei ole ju need tuhanded naised koos, on ju, et palju neid seal stuudios korraga on, et nad seal omavahel nagu mingi suhtlevad? No näiteks Berliini näitel on niimoodi, et meil on nagu 2 nagu peeglis nii-öelda on 2 suurt stuudiot, et seal ongi siis ütleme korraga võib-olla 30+ naist ja siis all on tegelikult ka võimalus sellised üks-ühele kohtumised veel, et seal ongi korraga majas, siis võib-olla uued tulevad, teised lähevad, et selline võib-olla 50-60 inimest on ikka seal mingis vahemikus roteeruvad nii-öelda. Aga kuidas nemad omavahel olete suhtlema, kas olete saanud üldse, kas see on üldse vajalik? See aeg nagu, kus tegelikult, kui me räägime rasedusest, et me oleme ta ise ka äpis niimoodi ära jaotanud, et meil on raseduse planeerimise selline nagu staatus äpis. Sest me näeme, et seal on väga palju võimalik läbi teadlikkuse parendada. Siis meil on rasedus ise ja siis meil on sünnitusjärgne aeg. Ja meil on ka lisandunud selline hormonaalne tasakaal, ehk siis nagu tavanaise selline staatus. Ja tegelikult naised on väga altid suhtlema, kui neid kokku viia, lihtsalt neid näiteid ka Eestist, kus et näiteks ka sünnitusjärgselt üks ema iga päev on üks trajektoor, nagu üks ema tuleb vastu oma vankriga ja teine läheb vastu, sa oled võib-olla 11 aasta aega niimoodi näinud. Aga kes selle esimese sammu teeb, tihti on keeruline. Et õnneks on inimesi, kes julgevad minna ligi, sest nad on täpselt ühes eluetapis ja see tunne, et sa ei ole üksinda, on väga-väga oluline sellel perioodil. Aga kas nad virtuaalselt ka kuidagi omavahel suhtlevad? Virtuaalselt meil on niimoodi, et kui
üks pool oli see community pool, mis ma rääkisin, et kuidas me seda ka äppi hakkasime ehitama ja kuidas ta täna toimub stuudiotes, aga siis me oleme veel loonud sellise eraldi community võimaluse, kus me pakume iganädalast võimalust näost näkku kohtuda. Aga samal ajal sellises MVP staadiumis endiselt on WhatsAppi grupid privaatsed, kus nad saavad omavahel ka suhelda. Et kuna näiteks ongi see koht... Suhtlevad ka või? Ikka suhtlevad. Täitsa räägivad selle. No seal on see, et ma arvan, et see... Kas peate käima ka? Meil on olnud lihtsalt neid mõningaid külalisi, kellel on ka mingid Discordi grupid olnud ja niimoodi ja siis neil on see, et neil on mingi inimene, kes iga päev peab seal mingeid vestlusi algatama, et saada inimesi rääkima. Emadega äkki on natuke lihtsam. Me proovisime seda ka, et ma arvan, et sellist algatamise poolt me oleme ka proovinud. Ma ei usu sellesse väga, et seda kunstlikult saab siiski teha. On hetki, kus seal on rahulikum, on hetki, kus seal on diskussioon. Ma arvan, et see on täiesti okei ja oluline on see lihtsalt, et teada, et see koht, kui ma tahan küsida, on olemas. Aga ma arvan ka, et kuna need on need inimesed, kes ka tihti iganädalaselt kohtuvad, siis nad kindlasti saavad ka palju siis nagu arutatud, et jah. Aga nendel iganädalastel kohtumistel, kas seal on mingi agenda ka, on seal mingi õhtujuht või ta on siuke hästi vabas vormis? See on jah hästi meie jaoks selline huvitav katsetamine, ma olen praegu aasta aega seda teinud siirast vajadusest, nagu ma ka mainisin, et see aeg tihti, kui laps, see on nüüd sündlusjärgne, ehk siis juba kui beebi on käes, see üksildustunne on üks selliseid põhilisemaid emotsioone, mida tegelikult tihti naised tunnevad, see võib hästi ootamatult tulla, sellepärast kuidagi raseduse ajal ka on hästi palju tähelepanu kuidagi, hästi palju sellest on juttu ja kuidagi see sünnitus tundub see finiš, aga siis, kui laps on käes, siis tihti need inimesed, kes arvavad, et võib-olla siis ka huvi tunnevad ja pöörduvad, võib-olla kaovad ära, võib-olla need inimesed tunnevad ka seda, et nad ei oska praegu nagu midagi tarka öelda, hästi erinev eluetapp on ja siis jäädakse üksinda. Ja meie selle emade kogukonna mõte oligi siis see, et pakkuda neile võimalust kohtuda. Me ka teistmoodi kohe algusest peale teda nagu hinnastasime, et kui meil on ka äppis oma subscriptioni mudel, siis täna ta on selline eraldi umbes 25 € kuus mudel. Ja see mõte on see, et ütleme 3 korda kuus sa käid omavahel mängimas, et see ei ole kuidagi modereeritud, 1 kord kuus meil on nii palju spetsialiste majas, käib siis keegi spetsialistidest rääkimas nagu loenguvormis, et see on see mudel, kuidas me oleme täna seda teinud nüüd Tallinnas, avame 3. grupi nüüd novembris, Tartus on meil ka üks grupp, et vasti selline 100 naist on siis seal kogukonnas Eestis ja tahame laiendada seda õppetunde ja kõike ka nüüd Berliini kohe uuest aastast. Võib-olla kui sa juba jõudsid selle teema juures, sa enne mainisid ka, et teil on nagu hinnastamine hästi läbi mõeldud, et oleks võimalikult kasutajasõbralik. Hinnastamine, me ei ole saanud seda liiga palju nagu katsetada, et turunduslikust vaatest. Kasutajasõbralik hinnastamine. Nagu, et 0 hind. Kasutajasõbralik kogemus. Hinnastamine on nii, et jah, meil on nagu äpil meil on tasuta versioon. Seal on ka näiteks ma ei tea, kõik artiklid, ehk siis kogu selle teadlikkuse poole, et see on tasuta kättesaadav kõigile. Ja siis meil on kuu ja aastatasu. Ja siis sa saad veel lisaks omakorda siis, kui sa tahad broneerida mingeid teenuseid või osta mingeid valitud tooteid sealt, et need on siis nagu veel eraldi tasu eest. Nii et meie jaoks on lihtsalt hästi oluline see, et me selle hea kvaliteedi, mis on meil meditsiinispetsialistide poolt nagu kinnitatud, et need tooted on head, need teenused on omal kohal, kõik artiklid on meil üle lugenud naistearst, et sa saad selle kõik nagu ühest kohast, et see on meie jaoks oluline. Aga nüüd just oktoobri lõpus me näiteks lansseerisime ka oma siis nagu premium mudeli all, et sellise live-tundide funktsiooniga, ehk siis kui sul stuudiosse ligipääsu ei ole, sa näiteks ei ela seal linnas, siis sa saad ükskõik kus kohast ligi, et see tõstis meil ka ligi 500% kohe seda premiumi trialit, ehk siis oli tore näha, et inimesed tegelikult on igatsenud seda, et nad saaksid olla osa nendest stuudiotest ka. Aga kus täna uued kliendid teid leiavad? Ma eeldan, et see on hästi palju sellist suusõnalist turundust. Ma mõtlen, et 10 000 rasedat, kes tuleb, kuidas te jõuate nüüd? No tegelikult see on ikkagi nagu hea mass, milleni jõuda, et ega nad omavahel ei jõua rääkida ju kõik. No täna ikkagi põhi selline väga suur turundus
läheb meil ikkagi Saksamaale, et Eestis me tegeleme, me tegutseme, me toimetame, aga meil on teatud õppetunnid siit olemas, praegu on hästi palju sellist implementeerimist nagu Saksamaal, et mida saaks sarnaselt teha, mida me peame teistmoodi tegema. Suust suhu kindlasti väga palju, et kui sa oled saanud nagu kogeda seda, et kuidas me oleme näiteks need stuudiod üles ehitanud, mis inimesed meil on, kes neid tunde seal läbi viivad, mis perekooliloengud meil on, et see juba, siis sa lähed ja räägidki oma sõpradele, et sulle meeldis. Me teeme natukene digiturundust, aga mitte liiga palju. Aga et olla pildis, et olla olemas. Sotsiaalmeedias kindlasti, orgaaniliselt. Ja läbi ka meditsiini spetsialistide ja inimeste, kes siis meiega seotud on. Aga see Berliini ja Eesti vahe, mis seal need erinevused on? Klient on juba teistsugune, et Rase on ju rase või ei või? Rase on rase, see on nagu tõsi, et see lähtepunkt on meil tegelikult täiesti mõistlik lähtepunkt, sellepärast et need mured on nagu sarnased. Ja need rõõmud on ka sarnased, ehk siis see periood on nagu, selles mõttes ei ole tõesti vahet, oled sa siis eestlane või sakslane. Süsteemid on natuke erinevad, kui ma mainisin alguses, siis Saksamaal näiteks koduvisiitide pool, et neil oli ka toetus sünnitusjärgselt, oli see, mida Eestis hetke ei olnud. Küll aga neil on kättesaadavuse küsimus täna näiteks, et neil ei ole piisavalt palju ämmaemandaid, et nii-öelda ära teenindada. Et mastaabi mõttes sünnib neil üle 700,000 lapse aastas või siis 10,000, et see on nagu natukene suurem turg. Klienti me oleme samamoodi väga uudishimulikult üritanud tundma õppida. Üks asi, mis on selge, on see, et kui Eestis ütled, et see on MVP, pigem on hea tagasiside, siis seal on klient kindlasti nõudlikum ja tema ei alusta kiire niimoodi, et tegelikult on hästi tore, tema ütleb, et mul ei tööta. Et mis on täitsa okei tagasiside. Lihtsalt meie oleme sellise pehmelt niimoodi siit Eestist nagu sinna täna läinud. Jah, et kliendi tundma õppimine kindlasti, klient on nõudlikum, ta tahab, et lahendused toimivad kohe, ehk siis meil on vähem eksimisruumi. Samal ajal see stuudio kontseptsioon, me oleme Berliinis esimesed. Me konkurentsi mõttes on neil sellised vanakooli praksised, sellised kortermajade all esimesel korrusel, sarnaselt võib-olla seal on ämmaemand, paar spetsialisti, võib-olla mõni treening. Meil on täiesti unikaalne kontseptsioon ka oma selle kohalolekuga seal ja juba kuuleme, et ikkagi üritustel on see nagu selline põhijutu teema, et kes on juba käinud ja kes on minemas. Aga mis turunduskanalite poolest Saksa turul on toiminud, et see tundub nagu hästi suur turg ja keeruline võib-olla nagu. Tegelikult ongi, me ütleme nagu Berlin Space selle kohta, et eesti keeles mul on lihtsam öelda stuudio. Me oleme juba selle aasta tulemuste põhjal selle teinud selgeks, et me oleme 50% turunduseelarvest säästnud läbi oma Space'i. Me lisaks sellele, et meil on need oma tunnid seal, oleme me äratanud väga palju huvi väga suurte brändide keskel, kes siis teevad oma launch event'e meie ruumides ja teatavasti siis tuleb ka väga palju sisuloojaid sinna või siis meie nagu selles mõttes sellisest maailmast neid inimesi, kelleni me muidu võib-olla jõuaksime mingit muud teed pidi hiljem. Et just sellised launch event'id, me teeme privaatseid üritusi raseduse ajal väga suurtele Saksamaa sisuloojatele meie ruumides, et kuna ta on unikaalne koht, siis inimesed tahavad midagi uut ja huvitavat ja et ta on andnud nagu juba see aasta meile ka rahaliselt väga hea nagu sellise säästu niipidi ja oleme ka paari aasta vaates juba välja arutanud, et see sääst võiks seal olla ikkagi selline 6-kohaline number. Aga lisaks sellele, mis kanalid teil veel seal kasutatakse? Me teeme nagu mingil määral digi, et näiteks nüüd ikkagi sellist Meta poolt näiteks teeme, Google'i poolt ei saanud niimoodi tööle päris nagu tahtsime esimese katsetusega, sellise ütleme 4-5 kuuga võib-olla.
et seal peab natukene vaatama. Et samas see on nagu hästi oluline, et me seal ka nagu oleksime nagu olemas, aga meil on vaja leida nagu see oma hea strateegia. Nii et jah, me teeme ise ka koostööd sisuloojatega. Ka selles mõttes väga huvitavad õppetunnid, et võib-olla tihti sellest ainuüksi, et on nagu agentuur näiteks sisuloojal või siis, et tal on nagu, et me oleme nüüd õppinud, et me peame natuke kaugemale ikkagi veel ise uurima, ennem kui koostöösse minna, et alati ei tähenda see, et kui on palju jälgijaid, et sealt võib-olla on kohe väga head tulemused. Et aru saama täpsemalt, et mis tüüpi koostöö nagu ka sisuloojate vaates meil Saksamaal toimib. Et ma arvan jah, sisuloojad, digiturundus. aga mis sa oled märganud, et mis tüüpi koostööd toimub? Või kuidas sa valideerid, et eriti, noh, ma ei tea, kas sa räägid saksa keelt, aga nagu võõrkeelset influkat on suht keeruline niimoodi analüüsida? Ma arvan, et väga hea on lihtsalt rääkida teiste brändide või inimestega, kes on temaga koostööd juba teinud, et sellest ka aru saada, et ma arvan, et see on nagu üks oluline punkt. Meil on seal nagu mõned, ütleme, sisuloojad, kellega me oleme natuke pikemaajaliselt juba koostööd teinud, et me teame ühtepidi, mida oodata ja teistpidi see pikaajalisus kindlasti on võti versus see, et teha midagi ühe korra. Nüüd Eestist hästi tore avastus ja tahaks ka Saksamaale seda nüüd Saksamaal sellega nagu jätkata, on see, et loovad sisu ka ikkagi seda user generated content'i poolt, et ei ole oluline jälgijate arv või eelnevad koostööd, et Eestis on nagu nii toredad näited praegu nende live-tundidega, kuidas see sisu luuakse ja ma näen ka klikkidega ja kõigega, et tegelikult inimesi absoluutselt huvitab see. Ehk siis ma tahaks ka seda tegelikult Saksamaal proovida, et nii sisuloojaid kui siis ka tegelikult täitsa neid tavalisi, kes meil sellised võib-olla põhikliendid on, kes juba teavad meid, et ka seda tüüpi sisuloomet nagu proovida. Aga kuidas need maailma suurimad brändid ja Saksamaa suurimad sisuloojad teid leidsid, et seal teie stuudios üritusi teha? No Berliin on nagu selline noh, nagu suur linn ühtepidi, aga teistpidi ma arvan, et see printsiip on see, et selline uudsuse printsiip, et ikkagi kui midagi on kuskil uut, midagi paistab kuskil hea välja ja sa näed, et seal on sisu ja seal on selline puutepunkt, siis see tekitab huvi. Et näiteks sellise brändi nagu Lululemon on nagu algusest peale on meil ühe tunnisponsor näiteks, et oma näiteks varustusega. Või siis ka sellisest nagu lastemaailmast rohkem üks maailma juhtivaid vankribrände. Teeme sisuliselt nagu väga tihedat koostööd, et see tegelikult Berliinis olles, noh, kui Eestis sa oled ja ütleme, sa tahaksid koostööd teha, siis lihtsalt paratamatult enamus ei tea nagu, kus Eesti asub. Kahjuks Berliinis seda küsimust ei teki ja tihti eriti brändidele, kes võib-olla alles selle Saksa turu ja Berliini suunas nagu mõtlevad ja vaatavad, et see nagu annab neile ka päris huvitava sellise turundusväljundi, et me alles ka nagu üritame sellest aru saada, et ma olengi tajunud seda võib-olla, et need Saksa enda brändid ei näe seda võib-olla nii suurt seda sellist nagu urgency't, et kohe midagi teha, nad on nagu nõus, aga nad ei ole võib-olla sellisel kujul nõus, et nad tahaksid sellest maksta. Sest nagu need brändid, kes tulevad väljaspoolt, kes nagunii nad teavad, et seal peab olema eelarve turule siseneda, näevad meie näol nagu head võimalust selleks ja noh, ja meie poolt peab ka muidugi see match väärtuste ja väärtustega olemas olema. Aga kas teile sotsiaalmeediakanalid on saksakeelsed ka? Nüüd ongi nii, et Eestit olen nagu algusest peale ise hallanud. Saksaga just värskelt anname nagu üle et praegune õppetund ikkagi oleks nagu see, et inglise keeles saab teha, aga saksa keeles on parem teha. Noh, sama loogika nagu ütleme Eestis, et kui me ikka ingliskeelset sisu siin looks, ütleme sellel teemal, et me kõik saame aru, aga see pole nagu see, et tundub rohkem päris ja oma ja ei ole mingi keegi võõrbränd kuskilt kaugelt. Et nüüd me nagu läheme sellisele saksakeelsele sisule täielikult noh, nagu üle või tagasi või. Et see on nagu üks selline ka õppetund võib-olla praeguseks nagu, et aga teil on siis saksa tiim või agentuur, vabakutseline?
Saksamaale meil on niimoodi, et meil on kõikides nendes stuudiotes meil on nagu stuudiomänedžerid ja Saksamaal meil on ka siis inimene, kes seda tervikut nii-öelda nagu haldab ja tal on ka siis turundustaust, et noh, pigem ikkagi väike tiim, 2-3 inimest. Digipoolt me teeme Eestist, meil on partner väljast, kes meil seda digipoolt aitab hallata strateegiliselt, et sealtpoolt nagu 2 inimest, 1 inimene, kes on just äpiturundusele keskendunud ja teine, kes metaga toimetab. Aga teil on sotsiaalmeedias Instagram on teil ilmselt on ju sihuke põhiline, eks ole, kus on nagu kõige suurem kaasatus ja teil on seal ka päris kõrge kaasatus. Mis nipid teil seal on? No kui ma räägin Eesti Instagramist, et siis ta on olnud nagu minu enda selline, mul on olnud nagu see luksus seda lihtsalt ise teha täpselt nii nagu kuidas ma nagu seda soovin teha, et mul ei ole pidanud enda jaoks tegema selliseid pikki võib-olla ettevaatavaid plaane, vaid kui ongi mingisugune pikem mõte, mis tegelikult tahaks, et saaks välja, et siis ma täpselt vabas vormis selle niimoodi kirjutangi, et sellised koma koha pealt, et kõik oleks viimistletud ja täpne, et see pole oluline olnud, et ma arvan, et see autentsus seal taga, et täpselt nii nagu ma mõtlen nendest teemadest, ma sinna olen ka kirjutanud ja ma arvan, et see on nagu täna olnud see võti lihtsalt, et teda ei ole pidanud ajama nagu liiga selliseks kunstlikuks seda haldamise poolt. Tagasiside on olnud ka see, et naistele väga meeldib see, et visuaalselt oleks ka nagu seal selline atraktiivne. Meil on olnud nagu algusest peale hästi selge visuaalne joon, see kõnetab naisi, see tekitab sellist rahulikku sellist turvatunnet, et me ei ole läinud sellisse, nagu ma alguses mainisin, et ma arvan, et sellised kindlad värvid ei pea olema, mis naistele just tingimata, et ei pea olema roosa ja ei pea olema lilled ja liblikad tingimata, et naisi siis nagu kõnetada, et me oleme sellist oma rahulikku joont hoidnud ja võib-olla ka üks huvitav nagu tagasiside on olnud see, et inimesed, kes ei ole veel võib-olla meie kas teenuseid tarbinud või ei ole äpi kasutaja, et jääb mulje, et ta on hästi premium, et kindlasti on hästi kallis. Mul on üks hiljutine suvine vestlus meeles sel teemal. Ja siis, kui ma hakkasin nagu uurima, et okei, et kas sa oled nagu täpsemalt ka vaadanud, et siis tegelikult ja noh, me teame ise oma hindasid, et siis tegelikult me oleme absoluutselt konkurentsivõimelised nii oma grupitundidega, oma kuukaartidega kui ka oma üks-ühele teenustega. Et me oleme tegelikult selles hinnatasemes, me oleme täpselt sellises keskmes, ütleme, aga kuna paistab ilus välja, kuna seriifidega font. Jah, et ju siis peab olema kindlasti kallis, et see on ka nagu üks selline huvitav väljakutse, et ei tekiks seda, et selle taha ei jääks midagi, et see on meie jaoks nagu hästi oluline. Ja samamoodi need ruumid ja kuidas me oleme ka kujundanud, et samamoodi, et need on hästi nagu viimistletud, läbimõeldud, aga me lihtsalt teame, kust häid diile saab ja oleme õhtuti palju kappe värvinud, et selles mõttes, et see on tegelikult see taust ja ka Berliinis samamoodi, et ise oma kätega ehitanud, et ilus saaks. Et sinna lihtsalt väga palju tööd sisse läinud. Aga see premium brändi arvestus, et kui see bränd ikkagi nagu välimuselt on premium, kas te ei ole mõelnud, et siis kuidagi teha hinna poolest ka premiumiks? Kättesaadavus on täna lihtsalt nii oluline, et ma arvan, et see hinnakujundus on nagu veel, see on selline huvitav tee tervikuna ja protsess, et tegelikult täna me oleme ikkagi mingite hindadega alles see aasta subscription itega alustanud ja välja tulnud, selleks, et seal ikkagi süvaanalüüsi mõistes aru saada, et kuidas on mõistlik. See on meil alles veel nagu ees, kui meil on ka natuke datat, millele nagu toetuda, aga tervikuna nagu ei ole seda mõtet, et teda täitsa premiumiks ajada, sest me näeme, kui palju on puudu isegi lihtsalt teaduspõhist infot ja see peab olema kättesaadav. Et see on nagu ka meie missioon, et me ei taha tegelikult teha toodet väiksele hulgale inimestele ja ma arvan, et kui me saame seda teha ilusasti visuaalselt niimoodi kõnetavalt, siis see on ainult pluss. Aga Instagramis ühesõnaga, et teil ei ole mingit sisuplaani või mingit hullu strateegiat, et mitu korda nädalas postitada ja mida? Ja mis kell, jah? Jah. Ei,
ei ole ja noh, selles mõttes ma muidugi ei tea, mis need siis võib-olla oleksid need numbrid kuidagi teistsugused või täna nagu see on toiminud, kuidas me seda oleme teinud. Meil ei ole ka olnud, ka mul ei ole olnud seda võimalust, et seda ainult siis, et ma ainult siis haldan ju sotsiaalmeediat, et mu laual on ka palju muid asju, millega ma täna tegelen, et see on üks nendest ja oma siis tunnetuse baasilt kõige parema äranägemise järgi täna sellega nagu toimetanud, et jah, me nii kaugele ei ole, nii täpseks me ei ole täna seda veel nagu ajanud ja huvitav oleks muidugi teada, et mis siis saaks, kui seda nii sellisel kujul teha, et seda testi me täna teinud nagu ei ole. aga mis sa näed nagu, mis tüüpi sisu toimib kõige paremini või mis soovitusi sa annaksid teistele? Sest noh, tihti brändina on väga keeruline teha Instagrami nagu või noh, inimesi kaasata Instagramis. Ma arvan, et see ükskõik, kas ta on siis pilt või video või et ma arvan, see autentsus ikkagi peaks seal nagu olema. Et sest, et klient nagu tajub ära, kui sa tahad talle lihtsalt midagi müüa ja sa oled selle niimoodi paketeerinud. Et selline vahetu suhtlus on oluline. Mul ei ole nagu täna võib-olla nii täpseks ma ei saa minna, et meie ise näeme lihtsalt, et see videosisu nagu võib-olla see on see sisu, mida rohkem nagu salvestatakse, mida rohkem nagu jagatakse, et ta tekitab rohkem seda emotsiooni. Et see on kindlasti see, mille peale me nagu me näeme, et sinna suunda see võiks nagu minna versus siis selline staatiline pilt. Et ma arvan, see emotsioon on seal taga nagu oluline, mida läbi video saab nagu luua. Jah. Ja ma arvan, see autentsus on nagu väga hea märksõna ja see, et sa oled ise nagu nii selle asja sees ja sa nagu nii räägid nende inimestega, nii suhtled klientidega. Ma arvan jah, sest et ma olin tegelikult, kui võtta üle 3 aasta tagasi, et mul ei olnud mitte mingit kokkupuudet nagu meditsiinimaailmaga tegelikult. Mul oli oma kogemus, mul olid omad mingisugused mõtted võib-olla, mis ka minu enda kogemuse näitel läksid nagu väga valesti. Ja tervikuna see, kui paljudel naistel on selline UK uuring, kuidas 53% naistest peale siis oma kogemust tegelikult ei olegi nagu kindlad, kas nad soovivad rohkem pere suurendada ja üle 70% naistest on kogenud sünnituse ajal siis traumat. Ehk siis tegelikult nad on nagu nii märkimisväärsed numbrid ja see minu nagu see kirg nagu selle kõige vastu ongi tulnud sellest, et ma näen, et nii palju saab nagu ära teha. Et me lihtsalt ei ehita nagu mingit toodet ja ei pane nagu oma rõhku lihtsalt sellele, et see on nagu see ongi see keskpunkt, mis siis koondab kõik kokku, aga seal on nagu nii päris mured nagu taga ja päris lood ja need kõned, mida me saame, kas siis ma ei tea, nädalavahetustel või õhtul hilja või et kui inimesed reaalselt nagu usaldavad meid selleks, et siis nagu sellist, me oleme siis haiglavälise süsteemi nagu sellise toetuse siis nagu loonud, et inimesed reaalselt usaldavad meid selleks, et seda abi meilt saada, et ma arvan, et see, et seal on nagu päris mured ja päris inimesed ikkagi taga, on nagu see, miks me nagu üle 3 aasta seda nii kirglikult oleme nagu teinud täna. No päris lahe, et jah, et oleks tahe teha mingi uuring, et samad numbrid, see, kas sa tahad uuesti lasta perega suurendada, et kas see kaaraga hiljem, et kui oled kaara kasutanud, et kas see number on parem. Ja selliste pilootidega tegelikult ka, et lihtsalt puhtalt võib-olla täna lihtsalt tiimi suuruse ja sellise ressursi puudumise tõttu kõikide asjadega ei jõudnud veel tegeleda, aga me juba üle aasta tagasi rääkisime suurima Saksa ülikooli haiglaga, kes ka tahtis tegelikult meie teatud feature'it nagu äpist oma piloodis kasutada, et vaadata, kas see näiteks nende vastuvõtuaegasid lühendab ja mis outcome nagu on ja kuidas see paraneb, et hästi huvitav jälle. See vajab nagu sellist head nagu ütleme ülesannet, et mida me tahame saavutada on ju selle piloodiga, aga sinu näide, et me oleme seda nagu mõelnud, et see on kindlasti väga, seda oleks väga huvitav meil nagu teada. Siis mulle praegu kõlabki, siit tuleb nagu mingi väga huvitav väärtuspakkumine välja, et te tõstate iivet võib-olla läbi selle äpi, nii et. No see oleks selline. Mitte otseselt, aga jah, kaudselt. Jah, no lihtsalt see tunne, ma arvan, et
sa tead, et see protsess nagu oma olemuselt, kes selle nagu läbi on teinud, et sa tegelikult sa oled nagu täiesti kuidagi, kõik on nagu hästi uus ja sa pead hakkama kogu selles maailmas orienteeruma. Ja kui see nüüd, see sünnitus näiteks ise ka või see sünnitusjärgne aeg tihti ja sünnitusjärgsest depressioonist on olnud palju ka juttu, õnneks aina rohkem, et kui see on tegelikult hästi keeruline aeg sinu jaoks ja sa ei tunne ennast nii, nagu sa ennem tundsid, nagu et see on nagu, see on ülioluline, et sa selles hetkes sa tead, et sa saad nagu kuskilt seda abi, et muidugi meil on olemas haiglasüsteem ja meie enda inimesed samamoodi, kes ka meie tiimis on ka samamoodi haiglatest. Et meie mõte ongi lihtsalt see, et tihti inimesed pelgavad seda, et näiteks mul on mingi väiksem, ma arvan, et see ei ole nii suur mure, ma ei hakka sinna haigla EMO-sse selle murega siis pöörduma, ütleme raseduse ajal. Et nad lihtsalt, neil on võimalus ka haiglaväliselt seda head nagu tuge saada. Jah. Teil on ka podcast, Mhm. mis on eesti keeles, ütlesid, et sellel on üle 160 000 kuulamise, Jah. mis on väga palju. Okei. kadedaks teeb. Ja räägi sellest, et kuidas see podcast üldse alguse sai, kus see mõte tuli ja mis eesmärki see täidab? See idee tekkis, ma arvan, 5 minuti jooksul. See tundus hästi loogiline. Ja see tuli siis välja sellest, et kuna me alguses ka väga palju suhtlesime erinevate spetsialistidega, see jutt oli nagu nii huvitav, mida me kuulsime ja tekkis nagu see mõte, et kui kihvt oleks anda nagu neile see võimalus kuskil nendest teemadest pikalt rääkida ja arutada. Ehk siis ta oli väga loogiline meie vaates, et me saame ühtepidi ka meie jaoks turunduskanal, aga see mõte kasvas välja sellest, et pakkuda neile võimalust neid teemasid nagu lahti arutada. Ja täitsa ausalt ei olnud meil küll, me ei pannud endale mingeid suuri eesmärke sellele, et see mõte, me teadsime, see on eestikeelne, see on teatud kindlale sihtrühmale, aga inimesed hakkasid ikkagi väga nagu kuulama, et ma mäletan, kui me ikkagi olime alguses seal ikkagi kogu aeg seal täitsa Eesti podcast'ide topis nagu kuulamise poolest ka, et meie üllatuseks, et ta hakkas ilusasti elama ja need on kindlasti ka need episoodid, tänaseks need on seal ligi 100, mida inimesed kuulavad nüüd ju järgi, sest et osad on väga spetsiifiliste, näiteks mingite sümptomite teemadel on ju, ja meil ongi sümptom, meil on seal võib-olla ämmaemand ja ta räägib selle teema nagu lahti. Et ka see sisu on nagu väga-väga väärtuslik, mis me oleme sinna loonud. Aga kas te kuidagi mõõdate selle mingit turunduslikku mõju ka või ta on pigem selline turu harimise kanal või just see nagu jah, harimise pool on oluline? Otseselt nagu seda mõju ei mõõda, selles mõttes, et me näeme lihtsalt, et kui palju meil neid kuulamisi on, et me näeme, et me ikkagi katame, et teooria on see, et seda ei kuula inimene, keda ei huvita rasedusaegne iiveldus, on ju, et see peab ikka väga spetsiifiline nagu huvi olema, siis seda kas siis ennetavalt kuulata, tagantjärgi kuulata, et mis sinu kogemus oli või siis sellel ajal, kui sul see parasjagu on, et see eeldus on see, et igat inimest see teema võib-olla väga nagu ei kõneta. Et ma arvan, et need kuulajanumbrid ongi nagu need, mis on olnud nagu väga head. Ja väga toredalt tegelikult on ka see, et podcasti host Evelin oli ise meie esimene klient, et meil ei olnud varasemalt mitte mingit kokkupuudet. Ta tuli meie esimesse joogaruumi joogasse kunagi, kui tema esimest last ootas ja ka see seos on seal taga väga tore. Et isegi see on autentne, isegi see on päris, ei ole mingi põgatus. Isegi see on täiesti päris ja, et niimoodi ta oli ja tegelikult me nagu täna nüüd tagasi vaadates, et see eesmärk, mis meil ka oli, et me seal käisimegi, meil on seal paar nagu seasonit, et siis me käisimegi läbi nagu tegelikult ka kõik sümptomite põhjal, saada eesti keeles seda infot, et ta on nagu väga väärtuslik sisu mõttes ka. Ma mõtlen küll jah, et kui ma lapse ootele kunagi jään, siis ma pinchiks lihtsalt läbi selle 100 osa, ma arvan. Ja mulle tundub, et see võiks ka olla isadele väga ka hea hariv info, et viia kurssi, mis isad on, ütleme niimoodi, et iga päev peaaegu natuke süda valutab, et ei jõua nii palju teha, et me oleme küll vaikselt siit-sealt teinud ka, proovinud ainult isadele loenguid teha. Sest et mis me oleme ka võib-olla taibanud on see, et näiteks ka perekooli loengutes, kus käiakse koos partneritega, sa võib-olla ei julge kõiki küsimusi ikkagi küsida, kui sul on isegi kaaslane kõrval, usaldate üksteist, see kõik on okei, aga nagu mingeid asju sa tahad võib-olla nagu
küsida eraldi või sa tahad teada saada eraldi, et me vaatame nagu väga vaatame sinnapoole, et isadele pakkuda ka eraldi võimalust oma küsimusi küsida, oma toetust saada. Perekoole me oleme teinud juba pikalt, et kus siis isad ka alati käivad, me teeme ka individuaalseid perekoole, kus meil käib päris palju selliseid paare, kus siis näiteks mees on välismaalt, ei räägi keelt, et siis me tahame inglise keeles seda toetust pakkuda, et see expat community toetus on nagu ka üks, mis meil on nagu olnud alati nagu ka fookus, sest me teadsime, et neil on väga lihtne nagu seda toetust Eestis tegelikult saada ja leida. Aga jaa, isad ikkagi peaks olema ideaalis algusest peale selle protsessiga tegelikult täiesti nagu kaasatud ja kursis, et see on ka meil suur eesmärk. Partnerlused. Kas seda te jätkuvalt, kuidas te seda nagu manageerite või kas seal on ka mingisugune, kuidas see nagu välja näeb, et sa mainisid jah, et kuidas nad enam-vähem leiavad, et te olete nagu uus asi nende jaoks, aga kuidas see jätkuv koostöö välja näeb? Tegelikult alles, ma ütleks, et me alles nagu saame hoogu sisse ja alustame, ja alles mõtiskleme, et igal juhul nagu suurte brändidega ta on nagu iga see projekt on eraldi projekt, et seal ei ole nagu, et meil on kõigile mingisugune üks pakkumine seal võib-olla, et me üritame nagu leida neid ühisosasid, kus tekib see win-win nagu seis. Nii et see on pigem jah, alles oleme alustanud, jah, Eestis me näiteks siis näiteks Apothekaga alustasime siin sellel sügisel koostööd, kus siis näiteks nende seal ema ja beebi kategooria klientidel on võimalik saada pikemaks perioodiks see premium äpi versioon näiteks. Saksamaal suure siis vankritootjaga samamoodi oleme sellist sisulist koostööd alustanud, et meie koostöö ei piirdu ainult sellega, et me näiteks teeme sotsiaalmeedias midagi koos, et meil on ka sellised, kas siis mingid täitsa eraldi mingid, ma ei tea, ürituste sarjad või ikkagi selline sisuline läbimõeldud loovülesanne. Ja Saksamaal ka, et ikkagi seal pipeline'is on nagu nii lahedaid brände, keda me teame, kes on jälle nagu approach inud, aga et meil on vaja tegelikult leida selline hea väljund nagu meile mõlemale, et see on meil alles selline alguspunkt, aga selge on see, et meie saame väga palju ka läbi nende partnerluste ikkagi seda nähtavust tõsta ja lihtsalt väga tore on nagu näha, et ta ei pea olema hästi spetsiifiliselt võib-olla sealt ma ei tea, mingi rasedusega seotud siis partner, et ta võib ka olla näiteks top keegi tervisliku külmutatud toidu partner näiteks Berliinis, kes näeb ka väljundit, et on kiire, tervislik toit, oleks vaja kiiresti lahendusi ja täiesti ühisosa on tegelikult jällegi nagu olemas, et see on praegu selline põnev teekond ja partnerluste osas veel me näeme väga suurt potentsiaali siis partnerkliinikutega, et kuna meie siis nagu sellist invasiivset midagi ei tee, et siis näiteks ka Eestis meil on algusest peale olnud näiteks siis IVF kliinik partnerina nagu olemas, et see info meie äpis on täiesti kättesaadav ja sellised jah, partnerkliinikud on meie jaoks ka väga huvitav. Berliinis on päris mitu huvitavat võimalust praegu ka täna nagu laual, et ollakse väga avatud ja aktiivsed, et seda tunnet, et sa oled nagu uus ja alles tuled ja võib-olla keegi ei taha või ei tea, tegelikult ei ole, et tegelikult otsitakse sisulist partnerit just sellist, et meil on ka neid spetsialiste nii palju, et meil on tegelikult seda väärtust nagu nii palju, mida me oma siis nende stuudiotega ja äpiga nagu saame pakkuda. Ja ma arvan, et see on see, mis täna nagu huvitav tundub ka. Ja mis te Lululemoniga teete? Nemad, nendega on tegelikult see, et neil on siis nagu see, nad on name sponsorid meil ühel tunnil Berliinis ja nad toetasid meid avamisel selle varustusega, matide ja muude asjadega, mis oli väga, väga, väga suureks abiks see hetk jällegi. Aga kas see sinu töö täna, kui palju seal üldse on turundust ja kui palju seal on muid asju?
ma ei ole nagu niimoodi jah vist paberile pannud, et või kas sa näed sinu kõrval tegelikult peaks olema keegi, kes ainult turundusega tegeleb või sa praegu Ei. keegi haldad nagu ära? Mul on selles mõttes, meil on siis Saksamaal on inimene, kellel on nagu väga tugev turundus- ja partnerlustaust. Aga ta ei ole ka nagu ta ei ole 100%, ta ei tee ainult seda, et ta ka manageerib seal kogu seda nagu Berliini Saksamaa toimimist nii-öelda. Kindlasti jaa, oleks päris lahe mingeid asju võib-olla delegeerida, aga samas turundusest endast ma ennast nagu eemale ei tõmbaks, et ma näen, et see täna mu laual ongi turundus, partnerlus, aga ka sellised strateegia nagu küsimused, et nende vahel ma nagu laveerin ja noh, ma olen väga harjunud seda niimoodi tegema, et mulle täna see nagu sobib hästi ikkagi. Aga kas see mitme turu haldamine on ka kuidagi, kuidas ütleme, oled jaotanud endal need ajad niimoodi, et sa haldad nagu jõuad haalata nagu 2 turgu? No see on selline ikka päeva jooksul ta on ikkagi lihtsalt miksimine, et meil on Saksamaal olemas ikkagi inimesed ka kohapeal ja täna lihtsalt nüüd võib-olla me aina rohkem näeme lihtsalt Saksamaal nii palju rohkem ka seda potentsiaali ja seda, mida me veel kõike saavutanud seal ei ole, et me nagu põhirõhu ikkagi nüüd paneme hästi pikkade sammudega Saksa turu suunas, aga Eestit me jällegi ei unusta samal ajal nagu ära, siin on lihtsalt mingid asjad, mis juba nagu võib-olla toimivad, on juba sisse töötatud, et aina rohkem jah, see Saksamaa nagu võtab ikkagi täna meie nagu tähelepanu ja näiteks ka nende uute, mis ma mainisin alguses, et me tulime ka seal Premiumi all uue selle live tundide funktsiooniga välja, et siis me juba näeme, et tegelikult see huvi oli ka juba pooleks, et ei olnud enam seda, et Eesti turult tuleb enamus võib-olla see huvi ja siis natuke Saksamaalt, et see huvi oli juba 50-50, et need numbrid ka toetavad seda, et me oleme mingeid asju seal võib-olla juba õigesti teinud. Aga Saksamaale, kui te läksite, siis te avasite ainult stuudio või? Me läksime aprillis see aasta, siis me avasime stuudio ja siis me alles see aasta aprillis läksite või? jah. Sa räägid, nii palju on juhtunud seal, nagu ma mõtlesin mitu aastat. Ja ei, me selle aasta, me siis alustasimegi paar aastat tagasi alustasime oma Tallinna siis stuudioga, siis selle aasta märtsis avasime Tartu ja aprillis avasime Berliini. Ja siis ongi palju juhtunud ja et avasime ja siis tuleb ju suvi veel vahele, et see ei tee nagu asja lihtsamaks, inimesed on ikkagi rohkem linnast ära ja siis sa pead nagu veel topelt tegema neid kõiki asju, mis sa muidu teed selleks, et seda tähelepanu saada, et seda inimest sinna saada, et juba oleks millelegi toetuda ja nii edasi, aga noh, me õnneks nüüd nägime peale seda suvepuhkust sügisega ka, et siis need numbrid seal läksid nagu lihtsalt nagu lakke, et nüüd meil on kogu see space'i, kõik need tunnid on meil täis book itud ja meil on waitlist'id ja nüüd me tegeleme siis juba selle murega, et jah, et seal juhtub nagu kogu aeg palju, aga ma arvan, me oleme ise ka päris kiired siin vahel, et oma tiimiga nagu kõik need asjad ära manageerida ja toimetada. Aga mis te algust tegite, et saada tähelepanu, sest Berliin, nagu jälle see linn on nii suur, see turg on nii suur, see, et sa mingi stuudio avad, et kuidas te saite tähelepanu sellele? Me eelmine aasta tegelikult natuke juba seal, me tegime siis väikse event'i, kus me kutsusime natuke inimesi, keda Anna siis, kes on 3. kaasasutaja, tema teab ka inimesi sealt nii-öelda, et tegime sellise juba väikse event'i, natuke rääkisime iseendast ühes kohvikus. See oli nagu igati õnnestunud, selline paneel oli seal ja juba natuke niimoodi proovisime vaadata, mis toimub. Aga sellel aastal samamoodi, et meil ikkagi oli me tegime korraliku launch event'i, et meil oli maja, oli rahvast täis. Aga seal olid ka mingid sisuloojad? Seal olid sisuloojad, seal olid inimesi, kes muidu töötavad teles, seal olid ajakirjanikud ja noh, kogu see ringkond nii-öelda tegelikult, kes seal on, et kuigi tundub, et Berliin on nii suur ja tõesti, siis ikkagi need näod ja nimed kipuvad seal tihti korduma, kes käivad üritustel, kes käivad paneelides rääkimas. Ja nende kõigiga meil on ilusasti need kontaktid olemas ja siis hakkab see lihtsalt see suuse levima. Saksamaal mulle tundub ka on hästi palju üritusi kogu aeg, erinevaid, neil on palju brände, palju asju lansseeritakse,
tullakse uute asjadega välja ja need inimesed ju kogu aeg omavahel suhtlevad ja kohtuvad hästi palju. Et mulle tundub, et niimoodi on nagu see saanud sellise hea võimenduse, pluss siis meie enda need kõik need juhendajad, spetsialistid samamoodi, et niimoodi ta on nagu läinud jah. See kõlab kõik väga lihtsalt, kui sa niimoodi räägid. Jah, ei no töö mõttes on nagu väga palju raske, selles mõttes, et töö ei ole nagu lihtne, et see on ta ei ole nagu, et see tiimi suurus kindlasti arvestades nagu seda, mida me kõike igapäevaselt manageerime. Ideaalses maailmas see võiks olla nagu oluliselt suurem, aga kuna selles teemas on nagu nii palju seda sisu ja meil on täna seda nagu jõudu, et kui me tahame päriselt asju paremaks teha, et siis eks me siis selle pealt nagu, selle pealt see kogu see jõud nagu tuleb, et seda teha. Et ma arvan, et üks asi on ka see, et me oleme julgenud tulla välja nagu MVP-dega, me ei ole, kuigi me tahame, et see asi nagu paistab ilus välja, seal sisuliselt on nagu mingi väärtus, ma mõtlen MVP pigem siis seda, et mitte, et ei ole lõpuni läbi mõelnud, vaid et me võib-olla siis tahaksime tulla 5 asjaga välja, alguses teeme selle ühe nagu MVP mõttes nagu ära korralikult. Aga me ei tule kohe võib-olla täislahendusega ja niimoodi me nagu piloodime ja katsetame kogu aeg paralleelselt nagu mingeid asju ja teeme mingeid järeldusi ja nagu üritame aru saada, okei, seda oleks saanud teistmoodi teha, seda saab järgmine kord paremini teha, see võib-olla praegu, selle hetk praegu ei ole. Et sellised kiired analüüsid kogu aeg ja siis jälle nagu kuidagi edasi, et see suund, see suur nagu suund ja siis visioon on nagu meil paigas, aga ma arvan, et jah, see kiired sellised otsused ja see on nagu see, kuidas saab kiiresti asju ära teha. Mis on need numbrid, mida sa täna oma töös kõige rohkem jälgid? Me vaatame väga palju, no üks pool on, me teame, palju meil inimesi käib võib-olla seal stuudiotes, teame, kas me tunnid on täis book itud, kas meil on waitlist'id. Äpi puhul me vaatame siis jah, mitte ainult seda download'i, me vaatame, et see inimene on selle onboarding'u ära lõpetanud ja oma emaili ära sisestanud, et ta on nagu päris kasutaja. Me jälgime seda, kindlasti me premium kasutajaid jälgime. Me jälgime siis neid monthly active user rate, daily active user rate, neid numbreid kindlasti, et siis tegelikult nagu on ka teada, et vist paar episoodi tagasi, et kui palju läheb raha selleks, et saada ühte äpi kasutajat. Ja kui see churn on seal ka väga kõrge, siis ongi nagu väga keeruline seis, et noh, meie ühtepidi oleme suutnud juba täna ära tõestada selle, et läbi oma stuudiote, et meil see retention on nagu oluliselt siis 80% kõrgem. Teistpidi me jaoks on oluline jah, et see klient, kes meil on, ta siis on nagu aktiivne, et ta päriselt on kaasatud ja siis jah, ka igapäevast kasutajat me jälgime, et palju meil igapäevaselt kasutajate arv nagu tõuseb ja ma arvan jah, need on nagu sellised põhilised võib-olla äpi numbrid, mida me jälgime. No hästi. Kas mingeid asju on veel, millest me peaks rääkima, kui me räägime Kaara turundusest? Ja ma arvan, et päris palju asju sai juba täna ära ka räägitud. Nii et vist muidu Berliini kohalik mingisugune PR on ka mingi teema. Jaa, võib-olla agentuuridega tervikuna me oleme selles mõttes sellised ettevaatlikud, et kuna me teeme hästi palju sisulist tööd ikkagi majasiseselt nagu ära, et siis see partnerlus peab olema jällegi hästi selline nagu, et see partner ka sisuliselt saab aru, mis meie jaoks oleks oluline näiteks saavutada. Et see PR-i pool kindlasti on nagu, võiks olla Berliinis omal kohal, võib-olla täna me oleme näinud, et noh, aga see vajab ka jällegi budget'it ja kõike muud, et võib-olla täna me oleme teinud mingeid muid samme, et seda nähtavust nagu saada. Aga ta on kindlasti nagu omal kohal mingiteks kindlateks, kui me mingeid kindlaid eesmärke nagu sellega täita. Et oleme nagu suhelnud, oleme isegi natukene katsetanud, vaadanud, õppinud jälle järeldusi teinud. Et mingid katsetused on nagu tehtud, aga täna kedagi püsipartnerit otseselt seal ei ole. Aga siis meie traditsiooniline lõpuküsimus.
ole hea, anna meile üks turundusalane raamatu, blogi või podcast'i soovitus. ma mõtlesin sellele, ma nagu natukene ma mõtlesin sellele ja mul tuli hoopis selline mõte, et mis mulle endale väga meeldivad, et mulle meeldivad väga McKinsey raportid. Ei ole küll blogi, aga saada teada käitumise, trendide ja kõige muu kohta. Et see on võib-olla üks allikas turunduse alane, mis mulle meeldib. Ja ei ole päris turundus podcast, aga Hubermani siis tema on ise Stanfordi professor ja räägib viimastest siis arengutest teaduse ja meditsiini elustiili vallas. Et võib-olla see on lihtsalt mul selline isiklik praegune nagu lemmik, võib-olla küll mitte nii väga turundus, aga teistpidi jällegi, et saad teada kõige kohta, mis selle turul toimub ja sealt kaudu kõik partnerlused ja muud mõtted, et selles mõttes on jällegi nagu seotud, et võib-olla sellised 2 soovitust minu poolt. Väga huvitav. Väga originaalsed soovitused. Jaa, aitäh sulle, Karina, et sa tulid ja rääkisid, kuidas asjad käivad. Minu meelest, mida ma viimasel ajal olen hakanud tajuma ja ma selles Cara Healthi loos näen ka seda, et kui teha asja kuidagi südamega ja missiooniga, siis paljud asjad tulevad väga palju kergemini välja, kui tulevad mõnel teisel. Et teil tundub täiega, et see nagu vesi voolab. Seda on väga tunda ja et kui mõni teine ja et see vesi voolab ise, mitte ei pea pumpama seda vett kuskilt mingi meeletult või ämbritega tassima, vaid see kuidagi tuleb ise nagu, läheb niimoodi sujuvalt. Ja aitäh, kes sa kuulasid ja ma loodan, et sa said kasulikke mõtteid. Kui see episood sulle meeldis, siis anna like, kirjuta kommentaar ja kui ei ole veel vajutanud subscribe nuppu, siis kohe nüüd praegu vajuta. Me oleme nüüd YouTuberid ja me peame ütlema neid asju. Jah, sest see on mõistlik. See on mõistlik otsus, mida teha, see on ratsionaalne tegu. Et siis sa kuuled esimesena, kuhu see startup turundus liigub, ei maha midagi maha. Nii et kuuleme järgmises osas, kus siin on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist.